tulemast üle pika aja sellisesse natukene tavalisemasse vlogi. Täna on käes reede ja ma ei ole tegelikult ülipikalt vloginud, sest viimane asi, mida te nägite, oligi meie sünnipäev ja Handro tüdrukute õhtu ja sellest on juba päris tükk aega möödas. Täna on meil siis 16. mai. Täiesti uskumatu, kuidas aeg lendab. Ma kasutan hommikuks Vitamin C seerumit, Garnieri oma, mis on nagu uus versioon ja ma olen täiesti obsessed. Nagu mulle meeldis see eelmine versioon, aga see on veel parem. Aga ma käisin siis hommikul esimese asjana jooksmas, sest homme ootab mind maijooks ja mul on üli hea meel, et Vita Mineral mind sinna kutsus, sellepärast et kui te mäletate, siis aasta alguses, kui ma tegin seda aasta bingokaarti, siis ma kirjutasin sinna, et ma tahaks minna kuskile jooksuüritusele, võistlusele ja ma nagu teadsin kogu aeg, et see maijooks tuleb, aga ma ei võtnud midagi ette ja ma ei registreerinud ennast ja siis Vita Mineral pakkus ise sellise toreda idee välja, nii et nüüd ma lähen siis homme esimesele jooksuüritusele sellel aastal ja ma lähen koos õega, mis on väga tore, sest koos on ikkagi natuke kergem, kuigi see 7 kilomeetrit ma tean, et jooksjate jaoks, kes on nagu harjunud jooksma, see ei ole pikk distants ja see on nagu siuke, et sa lihtsalt lähed jooksed selle niisama ära. Aga minu jooksukarjäär sai lõpu eelmine sügis. Lihtsalt sellepärast, et tuli töö ja pime aeg ja ma lihtsalt kuidagi ei tegelenud väga enam selle jooksmisega nii järjepidevalt. Kuigi ma aeg-ajalt ikka käisin, aga ma ei saa öelda, et ma oleks nagu regulaarselt jooksnud. Ja põhimõtteliselt ma alustasin jällegi nullist, kui eelmine aasta ma üritasin ka nagu jooksjaks hakata. Siis see aasta tuli alustada täiesti otsast peale ja ma jooksen endiselt väga aeglaselt. Raske on, pulss on üleval, kõik särgid-värgid, aga ma homme lähen lihtsalt, võtan seda nagu rahulikult ja lihtsalt just for fun ja ma arvan, et see, et me juba lähme ja me oleme seal ja võtame sellest osa, on väga suur võit. Ma panen, oh my god, seda tuli nii palju. Louvre Cosmetics, seda ise pruunistavat seerumit. Ma tahaks siis homseks panna nagu olla värske päevitusega, sest minu visioon on ikkagi see, et ma lähen lühikeste pükstega jooksma. See ilm on nagu on, aga ma arvan, et kui võib-olla pikk bluus on ja siis lühikesed püksid, et äkki siis ei ole nii hull. Ma luban, et ma teen ennast mingi hetk korda, et ei peaks mind terve video sellisena nägema. Aga kuna ma läksin esimese asjana täna jooksma, siis ei ole midagi söönud. Et ma teen kiirelt 2 muna ja röstsaia ja teeme siukse scrambled eggs või leiva. Vahepeal võttis tööpäev täiega võimust ja kell on nüüd saanud 2. Panin kiiresti pelmeenid airfryerisse, et ma saaks midagi süüa vahepeal ja aeg liigub liiga kiiresti. Aga seniks ma mõtlesin, et ikkagi teeme väikse pausi sellest töö tegemisest, kuni see toit valmib. Ma vahepeal panin teise pusaga selga, sest ma panin fake tan'i peale ja ma ei tahtnud oma kõige uuemat pusa kohe nagu ära määrida, kuigi see tuleb maha, aga ikkagi. See on siuke minu kodus marineerimise pusa. Aga ma käisin hommikul peale jooksmist tegelikult kohe pakke toomas, sest mul tuli eile 12 Omniva sõnumit. Ja suurem osa on weekendipakid, mis on siis ühe video jaoks tellitud. Aga mul tuli ka 2 väga toredat ilutoodete pakki. Alustame siis sellest ja need mõlemad on siukse väikse koostöö jaoks, aga need on erinevad brändid selles mõttes. Ma tahaks täiega sellisel ajal tööpäeva lõpetada, et ma jõuaks nagu ilusti meikidest. Ma tahaks ühe video kohe ära filmida, et nädalavahetus ei jääks nagu liiga palju asju, aga kuna
mul on nagu kohe plaanid ka, siis ongi see, et oleneb, kuidas ma oma asjad valmis jõuan. Aga mis siin pakis siis on? Väga põnev. Ilus kott. Tada! Aga siin on siis Valentino lõhnad. Üks on mulle ja üks on Markole. Ja ma teen selle lõhnaga väikse video. Oh my god, aga see on nii hea lõhn ja ma mäletan, kui ma L'Orealis kunagi töötasin, siis ma puutusin rohkem kokku nende brändidega ja ma mäletan, et see lõhn meeldis mulle. Ja sellepärast ma olingi nagu nõus selle vastu võtma ja väikse video filmima. See on nii hea, ma ei tea, mis toimub, aga järsku on mingi lõhnamaania mul käimas. See on veel parem, kui ma mäletasin ja see on ülihea täiendus minu nüüd siis juba 3 lõhnast koosnevale kollektsioonile. Sellepärast, et see Gucci oma, mida ma teile eelmises videos näitasin, oli ta on siuke kerge, päevane lõhn, ütleme nii. Aga võt see on selline, mis sa paned peole, õhtul, värgid-särgid, üli meeldib. Ja väga tore, et nagu Markole saadeti ka lõhn. Nii et, oh my god, mulle meeldib see. Tal on kunagi olnud ka üks Valentino lõhn. Ja ma mäletan nagu sellest ajast, et see oli hea lõhn, nii et aitäh Valentinole, kes mulle need üliägedad lõhnad saatis. Kindlasti saan täna seda juba proovida, kuidas see peal on, aga mul on nii põnev, nagu väga excited. Pelmeenid said vist juba reaalselt valmis. Ma ei räägi tavaliselt üldse mingit sisuloojate juttu, aga nagu ma ei tea, kuidas ma olen sattunud orbiidile, siis sellistele brändidele, kes nagu saadavadki siukseid toredaid kingitusi. Ja nagu ma ütlesin, mulle mõlema selle tootega teen nagu sisu. Ja ma tavaliselt kunagi ei räägi sellistest asjadest, nii et natuke on veider rääkida. Aga selle lõhna koostöö eest ma ei saa nagu rahalist tasu, vaid ma olingi nõus selle lõhna eest tegema sisu, mis on täiega controversial teema, mul on siuke tunne, sest paljud nagu heidivad seda, et sa teed põhimõtteliselt ilma rahata, et see toode ei ole nagu tasu. Ja ma tean, et väga paljud on sellise asja vastu, aga kuna mina olen ikkagi väga, ütleme mini, ma ei tea, kes sisulooja, siis minule lihtsalt teeb rõõmu, kui keegi üldse mind tähele paneb. Ja kui ma tean, et mulle see asi meeldib, siis ja minu jaoks, ma ei tea, see on ikkagi töö, see ikkagi võtab aega ja planeerimist ja tegemist. Aga ma ei tea, ma tunnen, et ma ei pea iga asja eest raha küsima, kui see asi on nagu väärtuslik ja ma ei tea, siukene imelik mõte. See Douglase pakk on nii suur. Oh my god. Ja te ei kujuta ette nagu, see on minu jaoks selles mõttes unistus. Ja see toode, mis siin on, ma juba ühe korra sain selle brändi asju, mis olid ka väga head tooted, aga ma tunnen, et see pakk on veel rohkem minu teema. Kass läheb nüüd kindlasti sinna karpi runima. Aga Benefit saatis mulle siis mõningaid uusi asju ja mõningaid siukseid klassikalisi asju. Aga kui vinge pakett see on väike merikarp. Ja teeme siis selle lahti, ma üritan mitte teid kaua kinni hoida siin. Oh my god, siin on isegi pintsel. Mida hekki. Nagu see Benefiti Benetint on olnud see asi, mida ma olen tahtnud tegelikult mingi aastaid proovida. Aga ma ei ole kunagi ostnud seda endale, ma isegi ei tea miks, sest nagu vahepeal, kui ma L'Orealis töötasin, siis ma ei ostnud üldse mingi asju. Ja praegu ma ei ole ka lihtsalt kuidagi ette seda võtnud ja tore on, et ma ei ole ostnud, sest nüüd ma saan päriselt oma nagu esimest emotsiooni jagada ja proovida neid asju. Hoola bronzer. Ma just rääkisin natuke aega tagasi, et mul oleks uut bronzerit vaja ja see Hoola This is the good stuff, ma olen kunagi kasutanud.
Siis siin on mingi, see on küll, ma arvan, uuem asi. Bronzing Balm, see on siis siuke kreem bronzer. Siis 2 peenet tinti tooni, millest üks on täiesti uus toon. Nii Lip and Cheek Stain, ehk siis ta võib põsele panna või huultele panna. Ma ütlen teile pärast need toonid, kui me neid katsetama hakkame, aga viimane asi siis selline pintsel. Nii et ma nagu teadsin, et see on epic pakk ja ülipõnev on mingis videos katsetada. Ma nüüd kiiresti söön oma pelmeenid ära ja siis jätkan oma tööpäeva. No nii, tööpäev on läbi, kell on nüüd 5. Ma vahepeal tegin oma juuksed korda, sest alati, kui nad kuivavad lihtsalt nagu õhu käes, siis nad on mega kahused. Aga oli täna plaan muidu minna Johandra juurde õhtul, aga me vahepeal tegime plaanid ümber ja näeme homme. Nii et ma arvan, ma praegu teen mingi kiirkoristuse, sellepärast et kõik need pakkide asjad on laiali. Nagu väga tore on neid pakke saada, aga ma ei tea, eriti siin, kuna meil on suht väike kodu, siis see pakkimajandus on nii õudne. Ja peaks need ära koristama. Kuna homme tundub, et tuleb pigem jahe jooks, mis on väga disappointing, siis ma mõtlesin, et ma tahaks H&M-ist ühte liibuvat sükest bluusikest. Aga paar päeva tagasi ma käisin Ruka H&M-is ja seal ei olnud suurust, nii et ma lähen sõidan Kristiinesse, äkki veab. Sest jah, tahaks lihtsalt, et oleks midagi värsket, kuna nagu need jooksuriided või nagu need riided, millega ma jooksen, lähevad nii rõvedaks, kui sa käid ikkagi, nagu praegu ma olen käinud suht üle päeva jooksmas ja lihtsalt tahaks, et oleks selleks ürituseks midagi, et paned selga ja tunned ennast hästi ja oled motiveeritud. Et jah, pean veel veidike mõtlema, mis pükstega ma jooksen, aga lähme vaatama, kas ma leian selle bluusi. Kiire ja edukas käik. Nagu te nägite siit klipist, siis ma proovisin seda kollast komplekti ja ma ostsin need mõlemad nagu bluusi ja püksid. Kuigi ma arvan, jooksma ma ei lähe nende pükstega, sest lihtsalt heledad baikerid ja jooksmine, see peab ikka väga toonitud jalad olema, ütleme nii, et jah, mul endal oleks ilmselt ebamugav niimoodi joosta. Aga vähemalt selle bluusi ma sain ja siis vaatan, kas ma panen mustad baikerid või ma panen ühed jooksupüksid, mis ma eelmine aasta ostsin. Aga jah, homme on nagu 13 kraadi, et see ei ole tegelikult nii külm, et peaks full pikad riided olema, ma arvan. Aga mul on väga hea meel, süke väga tore suvine komplekt ja saab mingi jalutamas käia. Ja nüüd ma sõidan tagasi kodu poole, üritan vahepeal välja mõelda, mida ma söön täna, sest raske nagu, kui sa oled mõelnud, et sa ei ole kodus ja sa ei tee süüa ja siis järsku plaanid muutuvad, siis sa pead mõtlema, et okei, mida ma siis söön. Ja kuna me eile tellisime pitsat, siis ma ei taha päris nagu teist õhtut tellida midagi. Et ma üritan midagi välja mõelda siin selle sõidu peal. Täna on tõesti üks siuke hall ja vihmane õhtu. Siis ma siis mõtlesin selleks kiireks õhtusöögiks on frikadellisupp. Ja ma hakkangi kohe seda tegema. Aga retsept on väga lihtne. Ma panen vee keema, kasutan mingit puljongit ja siis sügavkülmutatud juurvilju ja frikadelle. Nii et ma arvan, et sellega läheb reaalselt 10 minutit. Aga Marko peaks varsti koju jõudma, mingi väga pikk tööpäev tal. Ja siis saame õhtus süüa ja ma ostsin väikse pakotiga kõrvale, sest lihtsalt suppi süües nagu ma ei tea, mu kõht ei seisa eriti täis, nii et ma panen selle ahju, paneme ahju sooja. Tere hommikust, täna ongi käes maijooksupäev. Ma olen juba kenasti riidesse pannud ennast, veel saab 11 varsti.
ma olen väga põnevil ja natuke hirmul ka. Aga see oli nagu üks mu aasta eesmärk, et minna kuskile jooksuvõistlusele. Ja täna teeme siis sellega algust. Väga-väga põnev. Ma olen ülirõõmus, et päike on praegu väljas, sellepärast et näitas täna mult vihma ja ainult pilvi. Et juba see, et me saame päeva alustada päiksepaistega, annab sükest head energiat. Ja ma panen siis hoopiski need jooksulühkad, sest ma ei tea, mulle tundub, et ikkagi 14 kraadi, kui ma eile õues olin, siis tundus päris soe. Ja mul hakkab nagu väga-väga higistama, kui ma jooksen. Panen selle kollase pluusi ja ma panen vist alguses peale selle tuulekaga ikkagi, sest ei taha nagu, kui haigeks ka päris ei taha jääda. Aga väga põnev. Ma sõin hommikuks putru, siuke korralik trenni inimese hommikusöök, aga sellest on juba tükk aega möödas, siis ma mõtlesin, et ma võtan endale ühe selle nagu väikse siukse batooni, mis annaks energiat, sest jooks on tegelikult ise kell 1, aga me lähme 11:30, et siis oma see stardinumberga võtta. Ja mis ma veel, ma võtan oma, sellest on saab igapäevane kott põhimõtteliselt, sest praegu ma ei taha minna käekotiga ja mingi spordikotiga, nii et see on nii mugav siuke hea, kuhu asju visata. Aga mis mul siin siis kotis veel on? Pusa, sest pärast jooksu on kindlasti jahedam. Siis mul on 2 vitaminerali vett, et saaks pärast kohe juua. Siis ma võtsin T-särgi, ma ei tea lihtsalt nagu ma praegu, ma arvan, õues otsustan, et kuidas tundub, sest praegu siit on mul suht valjas, et võib-olla oleks parem, kui mul on mingi liibu T-särk vähemalt all, aga seda vaatame koha peal. Sol de Janeiro sprei, sest tahaks mingit värskust peale jooksu ja rahakott. Ja siis ma võtan muidugi oma jooksuvöö ja minu eesmärk on osta endale see aasta see jooksuvest, sellepärast et 7 kilomeetrit on veel selline, et ma elan üle, kui mul ei ole nagu vett kaasas. Aga näiteks 10 kilti on juba minu meelest selline distants, et tegelikult oleks hea, kui on see vest ja siis sa saad need väiksed joogipudelid panna. Aga praegu meil seda ei ole ja saame hakkama. Lähen oma esimesele jooksuüritusele. Väga-väga põnev. Ja nagu ma eile mainisin ka, siis kindlasti ma ei lähe sinna nagu võistlema selles mõttes, et ma lähen lihtsalt nautima ja ennast liigutama ja see ongi põhiline ja saame koos ühega seda teha ja lihtsalt, et oleks tore ja ma arvan, see ongi põhiline. Ja jah, ei ole sükest eesmärki, et peaks nagu need 7 kilomeetrit üli-kiiresti jooksma, et selles suhtes on tore üritus, et ma arvan, paljud seal ka kõnnivad, et sa, et ei ole võib-olla nii suurt pressure, et oh my god, kui sa ei jaksa, et sa ei tohi nagu seisma jääda. Aga lähme. Ma ilmselt lähen taksoga, sest ma lihtsalt ei julge riskida sellega, et pärast seal on nagu nii palju inimesi, et ma ei saa kuskile parkida. Ja siis ma lähen selle pärast stressi, et jah, lähme siis täna autoga või taksoga ja alustame seda päeva. No nii, me oleme kohal, oli aega. Jah, aga issand, jälle ma pean karjuma, ma ikka, endal on mikrofonid olemas kodus, aga mitte kunagi ei võta kaasa. Plastikuubikust WC. Igatahes. Oi, mu valmis, me lähme otsime A Le Coq'i telgi üles. Vist juba suht leidsin, aga nagu kui õnnelikud me oleme, et päike paistab. Nii, kell on nüüd saanud pool, ma arvan. Meil on joostu. Väga-väga mõnus oli ja mul on nii hea meel, et mõõde viitsis tulla. Koos oli palju lõbusam.
ja suutsime terve aja joosta, mis oli väga tore ja mingit aega me seal ei teinud, aga me nautisime ja see oli põhiline ja ilm oli lihtsalt nii super. Aga nüüd hea meel on, et on tehtud. Tahad ka midagi öelda omalt poolt? Täna oli kuidagi lihtsam joosta kui muidu need 5 kilomeetrit, mis sa üksi jooksed. Jaa, üksi on jah. 7 tundus nagu kuidagi et võiks veel jooksda. Jaa. Tore. Aga noh, jah, me ei teinud ka mingit tempot. Rahulikult. Aga fun oli. Jee. No nii, me oleme kodus tagasi ja sellise toreda medali siis said osalejad. Väga tore üritus oli ja mul on nüüd siuke tunne, et ma tahaks juba järgmisele jooksuüritusele minna. Nagu tänase juures mind veits häiris see, et tõesti see mass oli nii suur, et nagu seal jooksurajal olles kogu aeg oli keegi, kes kõndis sul ees ja nagu need kõndijad ei võtnud kunagi tee äärde ka, ehk siis jah, jooksjana oli päris palju takistusi tee peal, aga jah, selles suhtes me niikuinii mingit tempot ei teinud, et see nii väga ei häirinud. Aga jah, ma lihtsalt ise mõtlesin, et see on võib-olla natuke teistmoodi. Ja nagu kui olid lai rajaosa, siis oligi täiesti suva. Aga saime siis siuksed toredad kinkekotid ka, kõik osalejad. Ja siin on siis erinevad toetajad. Üks oli, siin on mingi Joiki sooduskood. Siis on väga tore naiste asju siin, 2 pakke lausa. Ja mingi dušikeel, mis tegelikult on ülihea, nagu trennikotti panna siuke väike dušikeel. Päris hea lõhnaga. Vau, see läheb kindlalt mu trennikotti nagu. Siis, mis see on? See on ka mingi päevade jaoks mingi side, aga see on mingi rohelisem värk. Pesu desinfitseerija loputusvahend. Kurat, selle ma panen küll oma trenniriiete jaoks, sest ma täiega alati mõtlen, et kuidas pesta trenniriideid, nagu eriti jooksuriideid, kus ma nagu räigelt higistan. Ja mis oleks nagu kõige parem viis, kuidas siis neid riideid hooldada, et nad ei läheks, ma ei tea, ülikiiresti siukseks, et ma ei taha neid enam selga panna. Et kas peaks need kohe viskama pessu, kui sa käid jooksmas ära ja mis programmiga, kui kaua neid pesema peab. Et ma praegu olen pannud alati trenniriided nagu tavalise pesuga pessu, aga tegelikult peaks vist olema mingid spetsvärgid, aga ei ole üldse süvenenud. Siis siin on üks elektrolüütide jook, mis on väga äge. Võib juua enne trenni või siis pärast trenni. Siis Tartu Milli kott, nagu siin on, üks kartulipuder. Iseenesest väga huvitav, sest siukesest asjast me ei ole mitte kunagi kartuliputru teinud. Nii et võib-olla kui mingi väga häda käes on, siis saab lõunaks süüa. Üks väike müslibatoon ja kummikommid, mida ma tahan vist kohe süüa. Ja siis väike formi ja iga osaleja sai siis jooksu lõpus vitaminerali vett võtta, mis oli väga tore. Ja tõesti see esimene sööb nagu peale jooksu. Best feeling ever. Aga nüüd ma natuke teen ennast korda. Sätin valmis ja varsti lähen Johandra juurde ja mul sai telefoni aku selle päeva peale täiesti nulli, nii et ma pean seda natukene laadima. Kui jooksu outfit oli mul väga tore värviline, siis praegune outfit on lihtsalt hallid ja beige. Mul on siuke pikk teksaseilik seljas, aga ma lähen autosse ja sõidame Johandra juurde. Veedame ühe mõnusa päeva või õhtupooliku. Väga tore õhtu oli. Ma jõudsin täpselt Eurovisiooni alguseks tagasi koju, aga me ilmselt seda lõpuni ei vaata, ma arvan.
see kestab ikka retsilt kaua. Ja jah, kuidagi väga-väga head emotsioonid tänast päevast üldse. Nagu väga tore laupäev ja lihtsalt kuidagi see ka, et ma sõitsin koju ja ma ei saa lihtsalt üle. Põhimõtteliselt iga kord mainin, et nii mõnus on see valge aeg ja tõesti väga hea päev. Aga ma lähen nüüd pessu ja otsin endale uue raamatu, mida lugeda. Ma ei ole raamatutest pikalt rääkinud, aga ma tükk aega lugesin seda. Jälle ma ei mäleta nime, ma olen nii halb nagu nende raamatute pealkirjadega. Aga üks see fantaasiasari, mis oli nii pikk, lihtsalt see raamat võttis mu eesmärkide sellest nagu veen 2 raamatuga maha selle aja peale. Aga nüüd ma vahepeal lugesin ühe siukse kantri romantilise raamatu läbi, mis oli väga tore. Ja nüüd ma siis mõtlen, mis see järgmine raamat võiks olla. Aga jätkame seda vlogi homme ja näeme siis. Hommikust on pühapäev, kell on 10 läbi. Ja esimene jutt on alati lihtsalt ilmajutt. Aga ilm mõjutab nii palju minu meelest ja meeleolu ja kõike. On selline pilvine päev täna, aga mulle väga-väga sobib see. Sest täna mul on plaanis koristada ja filmida palju. Ja tegelikult kodus on palju parem filmida, kui ei ole siuke otsene päike, mis tuppa paistaks. Ja ma alustan täna siis sellest, et proovime neid Benefiti asju. Nii põnev. Kuna ma filmin TikToki jaoks siukest nagu first impressions videot, siis ma ei hakka võib-olla siin niimoodi kogu seda protsessi näitama, et võite TikTokist vaadata. Aga ma olen väga põnevil. Nii, meik on valmis. Ma ütleks, et kindlalt leidsin siit juba paar lemmikut. Ilmselgelt see huulebronser on nagu, see on nii OG ja endiselt väga-väga hea bronser. See pintsel on nagu ülihea kontuurimise hajutamiseks ja nagu see kontuurimispool. See on ka ülihea siuke hästi kreemine. Siin on peegel kaasas ja hästi hea hajutada koos selle pintsliga. Nii et need on juba kindlad lemmikud. Ja siis see Benetint tegelikult mulle meeldis ka. Lihtsalt põskede peal peab olema natukene siuke ettevaatlik, et ta ei kuivaks liiga kiiresti ära. Vähemalt minu põskede peal. Et pigem jah, peab nagu kiiresti ära hajutama, sest see on ikkagi tint. Aga huultel nagu mul ei ole midagi praegu huultel peale selle Benetinti ja siis läbipaistva huuleläike ja ikkagi mul on huuled näha, mis tavaliselt nad on ise suht siuksed mitte eriti roosakad, nii et see Benetint tõesti nagu koheselt töötas ja andis sellise natuke mingi tooni neile ja ma lihtsalt väga üllatasin, kuidas see nagu nii kiiresti ja efektiivselt töötas. Ja siis viimane asi, see Glow Lala highlighter, mis on ka väga tore. Ma ei tea nagu, kas see on video pealt näha, aga siuke tore glowy suvine meik ja need ongi täpselt sellised asjad, mida ma iga päev niikuinii kasutaks. Aga ma olen nüüd valmis, pean mõtlema, mis ma selga panen, sest täna me alustame ühte teekonda ja läheme vaatama midagi, mille kohta ma rohkem midagi ütle, aga ma arvan, et ei ole eriti raske arvata, mida me saame vaatama minna. Aga me lähme kella 12-ks, nii et mis kell üldse on? Okei, kell on juba veerand 12, nii et ega palju aega ei ole. Vaata riided ära ja alustame seda päeva. Käik ja me oleme kodus tagasi. Kell on 12:30 nüüd. Ralli käib endiselt. Ma olin väga kuri, kui ma eile kuulsin, et vahepeal siin Tänaku läks natuke halvasti, aga
igatahes tore käik oli, väga huvitav koht, kus me vaatamas käisime. Nagu mu lihtsalt see kujutlusvõime hakkab täiega tööle, kui ma näen huvitavaid asju ja projekte. Aga käisime ka toidupoes ära, kuna meil polnud toidukotti kaasas. Ja seal ma ei näinud paberkotti, siis me võtsime kilekoti, nii et see krõbiseb. Aga ma ostsin neid uusi palju piinajäätiseid. Ma olen mitu korda juba söönud seda koormuses ja mulle väga meeldib see jäätis. Väike fluffy, banaan, mis see kukub, kurk. Siis lavashi, ma teen lihtsalt homseks lõunaks kaasa ja ühe paprika paneme sinna vahele. Siis on üks diet shake, mida Marko joob. Täna lõunaks teeme lihtsalt kalapulki. Siis merevaik, kanasink. Te kujutate ette, kui võtke see laud praegu välja. Marko võttis mingit sükest plant-based, mingi proteiinijooki. Ma võtsin ühe smoothie, sest kui ma ei viitsi endale hommikuks süüa kaasa teha tööle, siis ma alati võtan selle ühe smoothie ja mul lõunani on okei olla. Ja supi kõrvale üks väike sai. Aga nüüd me teeme kiirelt lõuna valmis. Ja siis minu tänane edasine plaan on koristada. Ja täna ma tahan põhjalikult koristada, kui siin reedel see kiirkoristus oli. Ja siis on mul vaja filmida ja siis paneme videosid kokku, nii et siuke mõnus, väga mõnus pühapäev. Ehk siis ma hakkan avama kõiki neid weekendi pakke praegu, et need outfitid kokku panna, mis ma varem välja mõtlesin. Väga nunnud kollased vansid. Nagu kinda cute. Ilmselgelt mul on siin mingi tiim, aga väga mõnus ja pehme kamps on. Mul oleks reaalselt vaja mingit garderoobi endale, et ma mahuks nende asjade sisse ära. Hallid lätud. Lihtsalt see on väga palju pakimajandust praegu. Jälle üks kullane asi. Aga ma pakin need ülejäänud asjad ka lahti ja katsun kiiresti selle ära filmida, sest ma on üks asi veel filmida ja ma ei tea, mulle tundus jälle, et täna nagu nii rahulikult on aega ja nüüd on kell 5. Ja ma olen kogu aeg toimetanud, nii et ikkagi siukest rahulikku vaikset õhtut ei tule, aga peaasi, et ma jõuaks oma asjad tehtud. Vahepeal suutsin unustada, et ma vlogin täna, sest mul läks reaalselt mitu tundi koristamiseks, mitu tundi filmimiseks ja nüüd on kell saanud 8 õhtul, aga meil on õnneks õhtuseks selles mõttes valmis, et meil on reedest see supp alles, et ma soojendan selle üles, panen selle saia ahju ja samal ajal teen siis lõunaks kaasa lavashi rulle, kuhu ma panen ainult seda kanafileesinki, kurki, natuke paprikat ja merevaiku. Nii et mulle meeldib teha neid hästi lihtsa retseptiga, ehk siis vähe asju, aga minu meelest need maitsed, mis kokku tulevad, on väga head. Aga hakkame siis natuke kokkama ja mul on vaja veel kõik need videod kokku panna.
mis ma siis ära filmisin, nii et väga töine õhtu tuleb. Ja ma siin mõtlesin, et nii mõnus chill väike pühapäev, lähme vahepeal jalutama ja lihtsalt täna kahjuks ei jõua sellist tiiru ette võtta, sest kell on jah nii palju juba. Teeme selle toreda vlogi lõpetuseks ühe Q&A, sest sellest USA reisist on juba nii tükk aega möödas ja mul on endal vaikselt selline tunne, et issand jumal, kõik ei viitsi enam kuulata, kuidas sellest räägid. Aga ikkagi, kuna taheti teada selle eelarve kohta, siis ma mõtlesin, et teeme siis juba päris sellise Q&A. Ja ma võtan need küsimused Instagramist, aga ma arvan, et alustamegi Hiinast, sest see on ilmselgelt kõige küsitum küsimus. Ja põhimõtteliselt, kuna see oli selles mõttes ikkagi pikalt planeeritud reis, et see oli nii-öelda minu suur soov oma 30. sünnipäeva sinna veetma minna ja mu elukaaslane oli 2 korda varem USAs käinud juba sellisel põhimõtteliselt samal road tripil, siis ta oskas nagu suunata, et kuhu kanti võiks nagu kogutud summa jääda, mis meil siis mõlemal võiks olla, et minna nii-öelda muretult sinna reisile. Ja minu eesmärk oligi siis koguda 5000 eurot, ehk siis see reis kokku 2 inimese peale me arvestasime 10 000, mis nagu see, kui ma selle välja ütlen, siis see kõlab nii palju, et nagu sa saad 10 000 eest juba okei, tänapäeval sa ei saa nagu mingit korteri ega millegi sissemaksu selle eest, aga noh, vanasti sai ja 10 000 eest ikka midagi saab. Aga samas me saime ka ühe väga-väga toreda 2-nädalase road tripi, saime sellise elamuse, kogemuse ja mälestuse kogu eluks. See oli ikkagi selline sünnipäevareis ja erilisem reis, et me teadlikult arvestasime, et sinna läheb suur summa ja kui sa nagu juba mõtled ette, sa arvestad sellega, ma kogusingi spetsiaalselt selle jaoks raha, nii et see ei olnud nagu see, et me nüüd millegi muu arvelt oleks sinna reisile läinud. Ja see oli selline summa, et me saime võtta mõned majutused, mis olid ägedamad, nagu oligi siis see Bellagio ja siis meil oli Shore hotell, mis oli seal LA-s need viimased ööd, et need olid sellised veidikene uhkemad, aga kõik hotellid olid jah, pigem 4 või 5 tärni hotellid ja üks vist oli see 3 tärnikas kuskil väiksemas linnas või 2 oli äkki 3 tärni oma nagu nendes väiksemates kohtades. Me tahtsime ennast selles suhtes mugavalt tunda, et jah, kui sa nagu terve päev ringi reisid, et siis see koht, kuhu sa jõuad, et sa saaksid seal nagu mõnusalt olla ja ma ütleks, et majutuse peale võib-olla läkski mingi 2000 kanti ja siis teine suur nii-öelda kulutus. Okei, lennupiletid ka, ma nendest ei rääkinudki, aga me ei ostnud eriti nagu palju aega ette, ehk siis kui sa ostad ikkagi varem ette, siis ma arvan, saab soodsamalt, aga meil läksid lennupiletid 2 inimesele, ma nüüd täiega üritan meenutada, sõitsime Finnairiga ja kõigepealt siis Helsingisse ja siis LA-sse, võib-olla mingi 1400 äkki olid need lennupiletid, aga jah, siis 2 inimesele, et ma ütleks, et see ei ole isegi väga hull, sest ma ei tea, ma mingi vahepeal olen nagu mõelnud, et 1 inimesele nii palju, aga jah, noh, ütleme ümmarguselt siis 1500 lennupiletid, mingi 2500 majutus, siis veel üks suurem summa oli rendiauto ja meil oli terve reisiaeg siis 1 auto, me võtsime Sixtist ja alguses me tahtsime ühte BMW linnamaasturit võtta, et oleks ikka mõnu, suurem auto ja siis seal oli mingi ootejärjekord
nii et meile anti üks muu auto ja me sõitsime mingi E-klassi Mercedesega 2 nädalat. Et jah, ta oli pigem, ma ei tea, kas ta kuulus äkki mingi luksusautodega nagu sinna klassi. Aga selle rent oli äkki mingi 1300 nagu 2 nädalat. Ja siis sinna lisaks oli kütus, mida me ise tankisime. Minu meelest, kui ma arvutasime neid kütuse hindu, siis see tuli suht sama, et nagu see tabloo peal näitas numbrit suuremad kui Eestis, aga samas seal on gallonid, ehk siis üks gallon on ju suurem kui 1 liiter. Ma ausalt öelda isegi kokku ei arvutanud, palju meil nagu kütuse peale raha läks, aga minu meelest me isegi nii tihti ei tankinud, et ma julgen väita, et see oli ikka mingi 200-300 ringis, mis kütusele peale läks. Ja siis olidki toidud ja üldse söömine. Ja see oli selles suhtes, jällegi me ei arvutanud seda kokku, meil oli lihtsalt umbes teadsime, palju me nagu tahame kulutada sellel reisil. Ja nagu ma vahepeal mainisin ka, siis me suht palju ikkagi sõime mingites kiirtoidukohtades, mis ei olnud eriti kallid, aga samas ega need ei olnud ka nagu nii odavad, et issand, nii vähe raha läks. Et ikkagi, kui sa käid Eestis ka Mäkis, siis sul ikkagi ju läheb 2 inimese arve selline normaalne ja seal oli täpselt samamoodi, et jah, me ei käinud mingites kallites kohtades, aga me võtsime meelepäraseid asju siis, kui oli tuju ja jah, ma seda nagu kokku ei arvutanud, aga üks oluline asi, mis nagu USA-s ööbides silmas pidada, et seal ei ole sellist asja nagu hotelli hommikusöök, ehk siis sa maksad küll mingi suure summa selle hotellis ööbimise eest, aga seal ei ole hommikusööki ja võib-olla kuskilt väga harva võid leida, aga hommikusöögid olid jah selline iga hommikune väljaminek ja vahepeal me ei söönudki otseselt hommikust, me läksimegi lihtsalt juba ringi reisima või autosse ja siis tee peal midagi vaatasime, et jah, selles suhtes nii struktureeritud ei olnud, et need 3 kindlat söögikorda oleks päevas olnud. Aga ma ütleks, et söögihinnad on ka suht samad ja poes ka nagu vaadates neid toidupoodide hindu, siis okei, mingid asjad võib-olla olid odavamad ja kuna seal on see, et hästi paljud asjad on hästi suurtes pakendites, mis on sellised perepakid, siis sa võib-olla selle hinna pealt nagu kokkuvõttes säästad, aga mul ei jäänud nagu väga palju asju silma, mis oleks olnud hullult palju odavamad. Mõned asjad nagu köögiviljade ja puuviljade letis olid odavamad, aga jällegi see hinnavahe ei olnud minu meelest nii tajutav, et kui me käisime poes, ostsime mingeid näkse, lihtsalt mitte midagi nagu konkreetselt süüa ei ostnud, siis meil läks ikkagi palju raha, et see on nagu Eestis samamoodi. Aga jah, hindade poole pealt ma pigem arvestaks samade hindadega nagu Eestis ja nagu baarides ja niimoodi võib-olla on veits odavam kui Eestis, nagu mingid kokteilid ja asjad. Me väga palju ei joonud seal üldse midagi, aga jah, keda siukene teema huvitab, siis seal vist selles mõttes on minu meelest veits odavam ja see happy hour teema on täiega teema. Me ei osalenud ühelgi happy houril, nii et ma ei oska seda väga kommenteerida. Selles mõttes väljaskäimine on veits soodsam. Nii, aga mul on aeg hakkab praeguselt juba otsa saama, nii et ma kiirustan siin. Kuidas me piletid ostsime ja planeerisime, ausalt öeldes ma lihtsalt teadsin, et ma tahan, et väljalend oleks seal sünnipäeva kandis ja kuna mul oli see tööreis ennem, siis me lihtsalt selle järgi ostsimegi, et ma jõuaks koju tulla, kuna ma isegi vaatasin lennupileteid niimoodi, et ma oleks otse Hispaaniast läinud, aga see ei olnud üldse odavam, nii et tulin ikkagi koju ja selle järgi siis panimegi, et väljalend oli 10. ja tagasi tulime ka nagu puhtalt selle arvutuse pealt, et kaua on realistlik seal kohapeal olla, et nagu liiga hulluks see eelarve ei lähe. Siis ma lihtsalt üks hetk vaatasin neid lennupileteid ja minu meelest me ostsime nädalas aasta alguses, nii et see ei olnud jah, nagu ma ütlesin, mingi mega pikalt ette ostetud asi. Ja ma kasutasin reisi planeerimiseks sellist asja nagu Notion, ma tegin endale Notioni lehe, ma panin sinna kõik kuupäevad, kõik lennuajad, kõik majutused, kõik asjad, mida me tahame näha ja nagu hästi üritasin visualiseerida seda nagu, et
üks päev, teine päev, kolmas. Et ma paningi jah sellised suuremad asjad sinna kirja ja siis ma arvutasin välja need distantsid, kui kaua meil ajaliselt läheb siis aega, et ühest kohast teise jõuda ja mida me seal vahepeal saame vaadata. Et selles suhtes jah, mul oli mingi plaan nagu tehtud, aga väga palju aitas see ka, et Marko juba oli varem käinud ja ta oli juba sõitnud seda ja nagu ta teadis enam-vähem, kuhu, mida ja kaua läheb. Aga reisitrajektoor, ma üritan teile panna siia kuidagi ekraanile selle kaardi, aga me läksime siis LA-st, isegi oskad kuskilt poolt alustada. LA-st läksime nagu siia poole, siis veits ülesse San Franciscosse ja põhimõtteliselt San Franciscost me ikkagi hakkasime nagu mööda seda Californiat liikuma siia poole ja siis oli Las Vegas ja Las Vegasest me läksime veel natuke ülesse poole, kus oli siis see Arizona osariik ja siis Arizonast või nagu sealt me tulime alla tagasi ja siis tagasi Las Vegasesse ja siis Las Vegasest tagasi LA-sse. Nii et selline minu meelest väga-väga tehtav trajektoor, ei olnud liiga palju sõitmist ja nagu liiga palju kiirustamist, me ikkagi saime olla ja näha neid kõiki kohti, vaadata ringi, et selles suhtes minu meelest väga normaalne. Kindlasti nagu seal on nii palju vaadata veel, aega kulutada oleks olnud väga lihtne, aga me üritasime ikkagi jääda oma nendele eesmärkidele kindlaks ja punktidele kindlaks. Ma ütlekski, et sellistes väiksemates linnades on see üks päev täiesti okei, aga suuremates nagu siis oligi LA, ma ei saa midagi teha, et LA oli selline üks koht, kus ma oleks võinud veel aega veeta ja see oli üks mu lemmikuid linnu. Nii et seal jah, kindlasti ma soovitaks rohkem aega varuda, sest esiteks seal on juba linnas sees nii palju näha ja nagu mulle meeldis see, et me saime ikkagi natuke seda linna vibe'i ka tunda niimoodi, et me ei käinud nagu otseselt ainult nendes nii-öelda turistikates kohtades, vaid me käisimegi seal rannas, me käisime poodides nagu söömas ja niisama jalutamas, et see oli väga mõnus. Las Vegas, ma ei tea, nagu seal kindlasti ka suudaks päris mitu päeva ära veeta, et me olime ju ka tegelikult mitu päeva, aga ma isiklikult nagu ei prioritiseeriks seda linna väga, et seal ongi tore nagu näha see ööelu ära, oleneb muidugi mis sind huvitab, et kui sa tahadki pidu panna ja tahadki rohkem väljas olla, siis jah, Las Vegas on ilmselt nagu hea koht. Jah, mulle selles mõttes meeldis San Francisco rohkem, et see oli selline, ma ei oskagi seletada, nagu hästi kaasaegne linn, aga seal oli siuke mõnus linnaelu ka, et seal Las Vegases ongi siuke põhimõtteliselt ainult turistivärk ja ainult see mingi poodlemine, joomine, pidutsemine ja mingi hull siuke teema. Not my cup of tea, aga muidugi väga äge, et me ära käisime. Issand, selle reisi planeerimise kohta ma ei rääkinud nagu majutusest selles mõttes midagi, et ma bookisin ise kõik majutused ja lennupiletid, et me ei kasutanud mingit reisikorraldajat. Ja kõik majutused ma bookisin Bookingust ja lennupiletid ostsin otse Finnairi kodulehelt. Majutustega enamasti oli niimoodi, et sa maksid alles seal koha peal ja kui Euroopas ringi reisides, siis minu meelest alati, sul on see variant, et sa saad nii-öelda varem ära maksta või et nad võtavad varem kaardi pealt raha, aga seal oli jah kuidagi see, et lihtsalt maksid seal koha peal, kui läksid. Aga seal jah, see oli nii veider jällegi, et üks hind, et see hind, mis sa Bookingus näed, see ei ole see, mida sa seal maksad, sest sul võivad tulla mingid maksud juurde ja samas mõnikord meil oli odavam kui see, mis Bookingus näitas, nii et sellest ma ei saanud aru, nagu miks see hind on erinev, aga nii oli lihtsalt. Üks väga armas küsimus, et kas USA oli ka elukaaslase unistus või tänu sinule sai nii ägeda reisikogemuse. Nagu ma mainisin, siis ta on juba ise käinud mitu korda, aga ta käis nagu kunagise tööandjaga, ehk siis mul lihtsalt ei olnud võimalik sinna kaasa minna niimoodi, et muidu jah, ma arvan, et kui ta ei oleks seal varem käinud, siis oleks olnud meie mõlema unistuse täitumine, sest kunagi nooremana me rääkisime mõlemad, et me tahaks seal ära käia ja see tundub nii äge ja värki,
aga tal lihtsalt õnnestus sinna aastaid varem jõuda. Aga nüüd siis selles mõttes oli väga tore, et ta oli käinud, et ta nagu teadis asju. See oli väga armas, et ta nagu tahtis mulle neid asju näidata, mida ta ise on juba näinud, et selles suhtes oli väga tore. Kõige positiivsem ja kõige ehmatavam või siis selline kultuurishokk. Ma ütleks, et ma sain nagu kohe selle kultuurishoki ja see oli sellepärast, et me jõudsime täiesti kottpimedas esimesel õhtul kohale. Esimene majutus oli ka nagu sellises linnaosas, mis oli pigem tühi. See restoran, mis oli meie siis hotelli küljes või nagu alal ja kuhu ma broneerisin veel õhtusöögi, kuhu me siis ei jõudnud. Reaalselt see oli juba kell 8 kinni pandud, ehk siis meil ei olnud mitte ühtegi võimalust seal koha peal süüa, mis oli väga veider. Ja siis me läksimegi otsima mingit poodi ja kõndisime nendel pimedatel tänavatel ja siis ma nägin juba väga palju kodutuid. Ja järgmine hommik, kui me kõndisime Santa Monica seal promenaad või ranna selle ääres, natuke kõhe hakkas, kui palju oli kodutuid ja lihtsalt ma ei ole sellist pilti, ma arvan, näinud mitte kuskil. Et nad lihtsalt elavadki nagu niimoodi tänavatel ja neid on nii palju. Ja nagu San Franciscos oli täpselt sama efekt, et me jõudsime sinna täiesti pimedas ja mingid täiesti kitsad tänava pidi läksime sinna hotelli juurde ja see oli lihtsalt nii creepy. See on nagu täpselt see hetk, mida sa filmides näed, et need kodutud on seal tänavatel, nad laaberdavad, nad karjuvad, nad on nagu mingi ainete mõju all. Ja see oli lihtsalt siuke hetk, et issa, mina sellest autost küll ei julgeks praegu välja minna. Et nagu jah, aga ma harjusin sellega ära ja nagu ega nad ju iga kellaajal ei tegutse niimoodi ja nad ei teinud otseselt midagi halba, aga neid kodutuid oli väga palju. Ja nagu teine asi, mis sellega siis kaasnes, oligi see, et kanepihais oli väga, väga tihti igal pool ja nende kodututega üldse oli siuke huvitav aroom, mis nendega kaasas käis. See oli minu siis selline kultuurishokk ja selline nagu negatiivsem kogemus, aga positiivne ikkagi see, et nagu teised inimesed olid hästi sõbralikud ja ma ei tea, see loodus lihtsalt, ma arvasin, ma nagu teadsin, mis seal on, aga see meeldis mulle väga palju rohkem, kui ma aimasin. Nii et see on nagu minu jaoks selline kõige ägedam asi. Kas me külastasime Riiet outlette? Ausalt öeldes ei, sellepärast, et ma isegi ei näinud mitte ühtegi, sest nagu Las Vegases, ma ei tea, nagu seal on nii palju poode, aga me kuidagi suutsime kõikides nendest mööda käia. Ühes outleti keskus käisime Las Vegases, mis oli nagu, oligi spetsiaalselt eraldi siuke outleti koht. Ja sealt ma ostsin need kauboisaapad, aga ma ei ütleks, et nendes outletides oleks nagu eriti soodsad hinnad olnud, see on nagu täpselt sama, mis Eestis, et kui sa lähed Sportlandi outleti või Nike outleti, seal ei ole nagu nüüd nii palju odavamad asjad ja ei tekkinud nagu sellist efekti, et issa, ma tahaks nüüd kõike osta. See valge kleit, mida ma USA-s kannan, on ostetud kuskilt USA-st. Jah, selle ma ostsin sealt Abercrombie & Fitch poest. Seda saab Eestisse ka tellida, nii et ma jätan selle lingi alla. Kust elukaaslane leidis enesekindlust autotripiks? Nagu ma ütlesin, siis ta on juba käinud, ta on juba minu meelest ta enne vist ei sõitnud ise, enne oli ta töökaaslane, kes sõitis, aga ta on väga hea autojuht ja nagu sõitnud erinevates Euroopa riikides ka ringi, et ta isegi kordagi ei kartnud selles mõttes. Et jah, eks seal nagu need mingi 6-realised maanteed ja siuksed asjad natuke ikka on see, et issand, kus ma pean täpselt tulema, aga meil ei tekkinud kordagi sellist mingit ohtlikku või ebameeldivat olukorda. Mis oli reisi tipphetk? Mul on nagu raske selles mõttes tipphetke välja tuua, et mulle lihtsalt meeldiski see, et me olime nagu täiesti omas selles mullis ja nagu selles mõttes on äge hoopis teises ajavööndis elada, et sa eladki nagu täiesti teist elu, mida sa muidu tavaliselt elad ja kuidagi jah, see, et meil oli lihtsalt koos väga tore ja me saime neid asju koos läbi elada. Ma arvan, et üks ägedam asi oligi see, kui me olime seal Page linnas ja oli see väike countrybänd ja siis me sõime seal õhtust, et see oli nagu väga mõnus, siuke üli chill vibe. Aga ma vaatasin, need ongi põhiliselt küsimused, kui mul midagi vahele, siis ma
panen siia descriptionisse. Mu kaamera lihtsalt ütleb, et ta on üle kuumenemas kohe. Nii et suur aitäh, et vaatasid seda videot. Loodan, et need küsimused natuke aitasid. Kui tekib veel konkreetsemaid küsimusi, võite alati mulle kirjutada. Ja sellega on tänaseks kõik. Järgmine vlog on juba uus reisivlog, aga näeme siis järgmises videos. Tšau!